põhimõtteliselt lugu on selline, et sõkne isik nagu Faku nimega isik saadis mulle sellise video, kus mingi mees teeb magustoitu ja nüüd ma ise loomulikult otsisin ka teda üles ja nüüd vaatame otsast peale põhimõtteliselt, mis ta teeb. This is sort of a treat that you might have at night before you go to bed. You might treat yourself to this, or you might have it for breakfast or lunch, whatever you want, or to serve to your guests who pop in unexpectedly. So let's get started by boiling some water, and I will use about a half a cup of rice, maybe a third of a cup of rice, and we'll go from there and show you the correct way to cook rice. Mulle nagu hullult meeldib, kuidas kõik asjad on nagu sisse skaleeritud just ühesse kompositsiooni. Ehk siis kui sa peaksid oma käe siin ette panema, siis sa ei näe mitte midagi. Ja mulle meeldib nende mõõtmetehnika ka, mis on suht nagu veider. Aga visuaalselt las ma vaatan peale ja siis ütlen, palju see on. Oh good. See juba ei näe tore välja. Kui ta ütleb, et I'm putting it a little bit, siis see ei ole natuke. Juba selle vaatamisest ma saan diabeedi. More to it. You sprinkle some of these cake sweeteners for the birthday cakes. Vähemalt annab värvi juurde. Are we done? Oh god. No. Oh. See näeb nagu reaalselt välja nagu jäätis, aga tundub nii, et see on tegelikult vahukoor. Just a little bit. Natuke. Ja ma näen jah, kui natuke see on. And we shall give it the taste test. Now be sure we get some rice in the mix. We got chocolate milk, chocolate chips, and põhimõtteliselt see, mis näed siin, ongi see, mis sul kõhus toimub tegelikult. marshmallows. Mm-hmm. I want more. See on ainult suhkur, mida sa räägid. See oli põhjus ka, miks ma just selle video valisin ja tegin. See oli selle tõttu, et ma tahan seda retsepti ise nüüd läbi teha ja ma tahan nüüd seda parandada otseses mõttes. Et lähme kööki. Esimene etapp on siis meil loomulikult teha võtta nüüd see riis ja nüüd mingis mõttes ära jahvatada, aga mitte täielikult jahvatada, et ta ära purustada. Proovime nüüd seda portsioneerida niiviisi, et me saaksime selle nüüd ilusti ära süüa, sest kui me nüüd saaksime selja kogusse nüüd ära tegema, siis see pakk läheb põhimõtteliselt täis. Aga kui me mõtleme siit pool või isegi 3/4, siis see, et ma arvan piisab. Kõigepealt, kui on siin ära jahvatatud, siis me mõõdame ära. Ja nüüd järgmiseks me küpsetamegi seda riisi nüüd bulgur töötluses. Siin me peaksime saama sellise pudrulaase asja, mida ma otsin või jahin, ütleme nii. Ja nüüd järgmiseks on vaja teha nüüd selline vedeliku. Ja nüüd, kui nüüd planeerida, siis võiks teha ta kui vahukoorega. Et teha vahukoore kissel. Kõlab ka huvitavalt. Et juhul, kui me teeme nüüd seda vahukoore kisselli, siis loomulikult me paneme seda mõõdukat sisse. Me peame arvestama sellega, et tegemist on ikkagi ühe portsjoniga, mitte nüüd 100 inimesele näiteks. Et ma kardan, et ma pean ikkagi seda nüüd lahjendama piimaga. Vett ma ei tahaks kasutada. Nii et kui bulgur on nii-öelda maha jahtunud oma kuumuses, siis võiks sisse segada nüüd vahukommid. Ja miks ma ütlesin just, et lõigati neid, siis mul on need tekkinud suured barbecue vahukommid, mis on vaja neid ära lõigata.
ja seetõttu ma proovingi nüüd katsetada nüüd seda meetmet, et kui panna ta sügavkülma, äkki on ta natuke mugavam seda lõigata. Ja kui me paneme lõpus juurde nüüd seda siirupi, siis kuidas me saaksime nüüd tasakaalu viia nüüd selle šokolaadipulbri ja nüüd selle šokolaadisiirupi. Ma mõtlen, seda on natuke keerulisem tegelikult kui mõelda. Mul endal ei ole plaanis panna seda koogi kaunistuselemente sinna sisse, sest see ei tundu mulle väga mõttekas. Nüüd, kui ma selle oma peas nii-öelda kokku panen, siis mulle tundub see liiga valge, et ma tahaks sinna midagi muud juurde panna. Ja ma paneks äkki mingi piparmündi jäätist isegi sinna juurde. Ja ma teeks rohkem sokist klimbilaadset asja. Teenan teha siis 3 klimpi jäätisest ja siis üle nende teha väike siirupi nagu rabe. Ups. Ja see peaks olema põhimõtteliselt kõik. Teeb ära. Mul sai see valmis. Mida ma õppisin sellest? Seda sai teistmoodi teha. Loomulikult seda asja siin. Näeb parem välja kui see, mis seal videos oli. Aga enne, kui hakkame seda sama asja sööma siin, on selline asi nagu veresuhkru mõõdik. Et ma ei ole kunagi sellist asja nagu teinud, nii et ma ei tea, unboxing ja reveal. Siin isegi instruktsioonid olemas, nii et ma ei ole iseenda nagu haiget tegija ja mulle ka meeldis enda haiget teha. Teame snowballi on see, lihtsalt body slam, hard time. Oh boy. Oh god. See nõel näeb siin nii väike, et nagu, ma ei tea. Oh god. Okei. Siin peal on numbrid, mis näitab, mida suurem number, seda rohkem verd tuleb. Eks ma pean selle juba ära miinastama. See vabustab seadalt. Nice. Vau. See läheb automaatselt tööle, see on nagu väga huvitav. Ma ei tea, kohvab 7. peale. Okei, see ei teinud midagi. Nii, 5,6 näitab siit. Aga nii palju verd ei olnud vaja. Ja ma tean, kuidas see töötab. Lihtsalt ma ei ole nagu enese nagu vihkaja, ma ei taha enda haiget teha. Ja see ei ole väga minu teema. Ja tea mis. See väike julla siin üleval. Kui keegi tahab, ma müün selle ära 100 euroga. Nii ma teen. See on keeratud. Nii, ehk siis bon appetit ja 5,6 oli minu siis tulemus. Ja ma söön selle kogus ära ja siis vaatame, mis siis saab. Taha seda teha. 7,9. Vau. Ma ei teadnud, et see nii kiiresti nagu läheb. Ma arvasin, et see ikka võtab aega. Ma tegelikult päris nagu hämmastanud, kuidas ühes sellisest mahusali söömisest, kus mul üldse väga suhkrut sees ei olnudki, tegi peaaegu 8. Et see on väga huvitav tegelikult. Ja nüüd on mul 2 tükki, mida ma saan minna. Double profit. Siis ütles, mul rohkem sellega nagu teha ei ole, et see on nagu mulle kui prügikast, nagu prügi. Aga
tea, mis me teeme, ma loosin välja selle komplekti, selle stardikomplekti tellide vahel ära. Või tea, mis tellide vahel, nagunii kõik ei vaada seda. Kommenteerige selle sama videole alla YouTube'is, palun, mitte kuskilt Facebookis või seest. Ja see kehtib kuni selle kuu lõpuni. Ja postikulud maksad isegi nii lihtne. No postikulu on mingi 2 või 3 eurot, nii et üle Eesti ei ole see mingi probleem. No sõltuvast, kui tahad kulderikka, siis pead rohkem maksma. Nii, ja need lähevad nüüd siia kohta. Need on nüüd 9 tükki ja veri mul ära kuivad, nii et võiks kuskil märgud olla. Ja kommenteerijate vahel lähebki loosis asi, et ma ei kavatse kuskil mingisugust teljete vahel seda teha, siis vajavad keegi nagu kõik tahavad seda. Et kui vaja on, siis saad läbi kommenteerimise, no mitte päris, loosiga pead võitma loomulikult. Et ja nagu kui ma ütlesin, selle kuu lõpuks on siis võitja avaldunud ja nii jääb ja nii on ja nii olema peab. Okei, tšau, mina ja Rain ja meeldivat päeva jätku.